Tere tulemast! Täna räägime ühest tõeliselt sügavast ja ehk isegi natuke rahutust tegevast ideest. See pärineb filosoof Erich Hellerilt, kes väitis, et moodne inimene kannatab erilise vaimse kriisi all. Ta nimetas seda pärandist ilma jäänud vaimuks. Mida see siis täpselt tähendab? Hakkame kohe uurima. Alustame sellest luuletaja Hölderlini tsitaadist, mis võtab selle tunde, millest me räägime, ideaalselt kokku. See on tunne sügavast kaotusest, tunne, et oleme millestki elutähtsast lahti ühendatud. Nagu oleksime peole hiljaks jäänud ja parim osa on juba möödas. Ja just see ongi see küsimus. Mida see tähendab? See on tunne, nagu oleksime sündinud maailma, kus suured vastused on juba kadunud ja meil on jäänud ainult, küsimused. Heller asuki just seda katkestuse tunnet uurima. Ja siin on tema diagnoos. Pärandist ilma jäänud vaim. See on vaimne seisund, kus me oleme ära lõigatud oma tähenduse pärandist. Kujutage ette, et olete pärija, kes saabub testamenti lugema, aga avastab, et kogu pärandus on juba ammu ära raisatud. Järel on jäänud vaid tühjus. Nii et kuidas see kõik juhtus? Kuidas me oma pärandist ilma jäime? Helleri analüüs viib meid otse kui kuriteopaigale ideede ajaloos. Ta näitab meile samm-sammult, kuidas üks maailmavaade asendus teisega ja jättis maha selle tohutu tühimiku. See nihe ei toimunud muidugi üleöö, see oli pikk sajandeid kestnud protsess. Kõik algas reformatsiooniga, mis kõigutas traditsiooni autoriteeti. Siis tuli teadusrevolutsioon, mis asendas filosoofia looduse uurimisega. Ja lõpuks darwinism, mis andis meile maailma, mida seletasid protsessid ja mehhanismid, mitte enam mingi suur jumalik eesmärk. Ja selle tulemusel tekkis totaalne lõhe selles, kuidas me tegelikkusele läheneme. Varem küsiti miks, nüüd küsitakse kuidas. Ülim eesmärk asendus põhjusliku seostega ja see suur olemise müsteerium. Sellest sai lihtsalt natuke piinlik teema, millest viisakas seltskonnas ei räägita. Ja tagajärg ongi siin. Me hakkasime uskuma, et kui me kogume lihtsalt piisavalt andmeid ja fakte, siis jõuame automaatselt tõele lähemale. Ja samal ajal lükati tähenduse küsimus kõrvale, kui midagi subjektiivset ja ebaolulist. Aga muidugi, mitte kõik ei leppinud selle uue tähendusest tühjaks tehtud tegelikkusega. Teller tutvustab meile terved rida trotslikke mõtlejaid ja kunstnikke, kes hakkasid vastu. Nad olid justkui vaimu mässajad. Näiteks Goethe hoiatas, et see, kuidas me maailma tõlgendame, ongi meie maailm. See on võimas mõte, eks? See tähendab, et meil on tegelikult võim ise oma reaalsus luua, mitte olla ainult faktide passiivsed vaatlejad. Või võtame Friedrich Nietzsche. Maailmas, kus Jumal oli tema sõnul surnud, väitis ta, et inimkond peab ise looma oma väärtused. Kui väliseid väärtuste allikaid enam pole, peab inimene ise saama väärtuste loojaks. See on tohutu vastutus. Nietzsche jaoks polnud see mingi kerge ülesanne. See oli lausa hirmu äratav, aga samas täiesti vältimatu. Kui välistele allikatele enam toetuda ei saa, siis langeb kogu tähenduse loomise raskus ja au meile endile. Luuletaja Rainer Maria Rilke pakkus välja aga teistsuguse, palju sisemisema messu selle faktide maailma vastu. Tema ei püüdnud maailma tahtejõuga vallutada, vastupidi, ta püüdis seda endasse imeda ja ümber kujundada. Mida see tähendab? Rilke jaoks oli kunstniku ülesanne muuta see väline, füüsiline maailm millekski rikkalikuks, sisemiseks ja püsivaks, nagu mesilane, kes kogub nektarit ja teeb sellest mett. Kunstnik kogub maailma kilde ja ehitab neist oma sisemise katedraali. Ja kõik see viib meid nüüd Helleri peamise näite juurde, kirjanik Franz Kafka. Just Kafka loomingus joob see pärandist ilma jäänud vaimu idee oma kõige loogilisema ja ausalt öeldes piinarikkama lõkkpunktini. See tsitaat on ju lausa judinaid tekitav. Kafka looming kehastabki pärandist ilma jäänud vaimu täielikku agooniat. See on lugu hingest, kes teab, et ta on tähenduslikust maailmast välja heidetud, aga ei suuda enam leida teed tagasi. Kafka maailmas pole tähenduse otsimine lihtsalt raske, see on süstemaatiliselt võimatu. Kogu reaalsus, mida ta kirjeldab, on justkui masinavärk, mis on loodud selleks, et inimest eksitada ja tema püüdlusi nurjata. See on lootusetu võitlus. Nii ongi. Kafka selle vaimse kriisi viimane ja kõige traagilisem tunnistaja. Ta elab läbi pärandist ilma jäämise kõik tagajärjed. Ta on lõksus teadmise ja teadmatuse vahel, ta näeb tõe kilde, aga ei suuda neid kunagi enam tervikuks kokku panna. Ja siia Heller meid siis jätabki,
sügava dilemma ette. Kui vana tähenduslik maailm on surnud ja uus faktidel põhinev maailm on vaimselt tühi, siis kuhu me üldse vaatama peame? Mida me usaldama peame? Meil ongi laual 2 valikut. Ühel pool on objektiivne, aga külm ja vaimselt kasutu faktide maailm. Teisel pool on kunstniku subjektiivne, aga elav ja päästev visioon. Kumba me siis usaldame? Ja see ongi see provokatiivne küsimus, mis jääb pärandist ilma jäänud vaimu keskmesse. Väljakutse, mis on täna sama pakiline kui siis, kui Heller selle esimest korda esitas. See on küsimus, millega tegelikult igaüks meist peab siin ja praegu silmitsi seisma. Kus me enda jaoks tõe leiame?